Nii, mul paluti rääkida paari sõnaga, kes ma olen ja kuidas ma siia jõudsin. Lühikene jutt on see, et 15 aastat tagasi enam-vähem tekkis selline aimdus, et äkki kuskil on mingisugune normaalne viis, kuidas kasutajaliideseid peaks ehitama. Olles ise tootejuht ja vaadanud, et nagu katsetamine võtab väga palju aega, siis hakkasin lugema ja tuli välja, et ohoh, et sellel teemal on isegi raamatuid kirjutatud. Eestis loomulikult mitte keegi kuidagi ei nagu uskunud seda, et kasutatavus on ka mingi teema üldse. Alles õppisime testima ja nüüd räägite, et mingit UX disainerit või mingit disainerit oleks vaja mingisse IT-projekti. Mis hullus ette läinud. Õnneks täna oleme jõudnud sellesse staadiumisse, et seda saab isegi koolis õppida meil Eestis. Olgugi, et enamus õppekavast kahjuks on inglise keeles. Ma loodan, et kunagi tulevikus läheb paremaks. Meil on vähemalt üks õppekava, kus seda isegi juba eesti keeles õpetatakse. Nii et on lootust. Ja selles mõttes ma paluksin teha suure aplausi Eesti haridussüsteemile, mis on selles osas palju parem. Aga millest ma siis räägin? Ma räägin sellest, kuidas ühel hetkel peab hakkama tegema otsuseid. Põhimõtteliselt tegelikult disainiprotsess on äärmiselt meeldiv. Me saame joonistada, me saame proovida, me saame koos istuda, arutada selle üle, mis on hea ja mis on halb ja kelle tõde on täpsem ja kelle tõde on valem ja kes rohkem peale jääb koosolekutel. Ja siis, kui nagu see protsess hakkab kuidagi läbi saama, siis tekib selline tühi tunne, et me saime iga nädal kokku ju, meil nagu juba selline sõprusinkond tekkis kuidagi, on ju. Ja nüüd arendajad räägivad, et nad tahaks midagi arendada. Meil oli nii tore. Võib-olla see protsess iseenesest on natukene probleemne, sellepärast, et see disainimine sellepärast, et meil on tore ja disainimise pärast ja et teeme prototüüpi ka selleks, et me saaksime disainida, on nagu vale iseenesest. Tegelikult me teeme kogu seda disainiprotsessi ja eriti just prototüüpimist tihti ju sellepärast, et tead saada, mis töötab ja mis ei tööta. Ja kui me siin täna hommikul rääkisime sellest, et see, mis meie arvates töötab ja ei tööta, on vähe tähtis tegelikult. Et need inimesed, kelle arvates see peaks nagu olema tähtis, on see, kes pärast hakkab seda kasutama. Ja eeldatavasti võiks see toimuda enne, kui me hakkame laivi minema ja ideaalis võiks see töötada juba enne, kui keegi hakkab üldse arendama seda. Ehk siis meil oleks vaja mingisuguseid võimalusi päris kindlalt öelda, et see on parem disain kui see teine disain. Ja siin ma nüüd räägin seda, et 100% kindlust umbes ei ole olemas, aga midagigi, mille järgi saaks seda hinnata. Ja loomulikult, kus vajadus, seal lahendus. Teeme tihti kasutatavuse testimisi või peaks tegema. Ma ei tea, ma loodan, et meie klientide hulgas on kõikides projektides ilusti tehtud kasutatavuse testimisi, aga andke märku, kui teie projektis veel ei ole. Ma kohe aitan teile tuua mõne inimese, kes teeb seda. Aga see selleks, pärast räägime. Nüüd kasutatavuse testimisega on selline tore asi, et me hindame seda, kas inimene leiab selle nuppu üles, kas ta vajutab seda nuppu, kas ta suudab välja täita, kas ta suudab selle protsessi sellest kasutajaliidesest lõpuni viia. Aga me ei suuda hinnata seda, kas ta tahaks seda vajutada. Ta teab, et nagu see nupp on seal, ilmselt keegi testikäigus ootab, et ma vajutaksin seda, ta suudab selle võib-olla paremal juhul ära teha, mis on ka juba suur võit, selles mõttes meil on nii palju kasutajaliideseid, kus nagu see nupp ei paista välja, eks ole, nagu te enne nägite. Aga kui inimene on üksi kodus õhtul arvuti taga, kas ta siis tahab seda nuppu ikkagi vajutada? Võib-olla konkurendi nupp on palju magusam. Ja kas see ekraani vaade, kus te kirjutate hästi palju teksti ja mis muide ligipääsetud reeglite kohaselt peaks keskastme madalamate klassidele olema arusaadav,
et kas ta päriselt on ka aru saada, kui palju inimene peab vaeva nägema, et sellest aru saada. Siis kasutatavuse testimine kahjuks jääb natukene puudulikuks. Me ei saa neid asju hinnata. Ja loomulikult, kui me räägime sellest, et 10 kasutatavuse heuristikut lõpeb punktiga, et see on meeldiv või ihaldusväärne või mõnus, see kasutatavus, siis seda on nagu ka väga raske hinnata. Nüüd hea asi on see, et me saame tegelikult inimese reaktsioone disainile mõõta ajulainetest. Mõõdame, mis siin toimub ja saame seda teada. Ehk siis see annab nagu paremini ette ennustada seda, kuidas disain hakkab tulevikus tööle päris inimeste peal. Ja sellega tegeleb tegelikult neuroteadus ja see, millest me täpselt räägime, on neurotagasiside. Nüüd tegelikult igaks üks ütlen, et tegemist ei ole mingisuguse erilise innovatsiooniga. Nimelt ajulained on inimeste suudetud mõõta ja neid laineid ka siis talletada tavaliselt dokumendina või paberi peal juba väga-väga ammu. Ja loomadel umbes 50 aastat enne. Ehk siis tegemist ei ole mingisugune sellise nagu tehnoloogiaga, mida nagu me alles nüüd, ma ei tea, viimase 5 aasta jooksul nägime. See on ammu olnud. Ja Hans Berger oli selline tore mees, kes siis kõigepealt, kui ta nagu esimest korda mõõtis neid ajulaineid, siis ta nagu sai ise nii suure šoki sellest. Issand jumal, ma päriselt mõõtsin inimeste ajulaineid. Ma sain nagu teada, mis peas toimub. Ja ta oli nagu nii šokis sellest, et ta nagu 5 aastat ei rääkinud mitte kellelegi oma vastusest. Ehk siis ta ei tulnud teadustööga välja, sest ta kontrollis üle ja mõtles, kas tõepoolest see nii on. Aga tänu sellele tema töö oli tugevam ja kohe, kui ta sellega välja tuli, siis innustus terve hulk inimesi sellest. Ja ta oma defineeris alfa- ja beta-laineid ja muide alfa-laineid võite siis hellitavalt ka Bergeri laineteks kutsuda tulevikus, kui te soovite. Aga need on 2 esimest sellist nagu lainete definitsiooni, mis päriselt nagu muutus pärast standardiks. Täna on neid 5, aga 2 siis sai selles töös juba tuvastatud. Tema töös tegelikult sai alguse ka nõuded EEG-seadmele, ehk siis seesama seade, mis võimaldab seda ajulainet mõõta. Aga fun fact, esimene seade, millega ajulainet suudeti dokumenteerida, oli üldse mõeldud telegrammide saatmiseks. Ja see oli selline eriti advanced spetsialisti tööriist, nagu kes suutis siis lainetest nagu seda sõnumit lugeda, mitte veel nagu juba printerist, mis siis nagu defineeris seda tulemust. Ehk siis see on läinud ajalukku, see seade on läinud ajalukku siis kui esimese EEG seadmena. Täna me kasutame natukene erinevaid seadmeid, aga põhimõtted on küllaltki sarnased. See seade muide juba eksisteeris selleks ajaks, kui ajulainet sellega mõõdeti juba tegelikult päris kaua. Nüüd paraku juhtus see, et ajulained oli küll võimalik mõõta, aga keegi ei tulnud selle peale, et nende ajulainete lahti mõtestamine on palju keerulisem kui nende füüsiline mõõtmine. Mis see ei olnud ka lihtne, aga et aru saada, mis see tähendab, muutus väga keeruliseks järsku. Ja seda ei suudeta väga hästi teha. Teati selliseid asju, et kui sul on ajus kasvaja, et siis see kasvaja ümber need ajulained on teistsugused. Ja siis kontrolliti, et kas nagu inimesed, kes nagu ei reageeri, et kas ajus toimub midagi. Ta kasutas see meditsiiniseadme nagu. Aga sellest nagu, et seda kuidagi ühendada sellega, mida inimene tunneb või arvab asjadest, et selleni jõuti alles palju hiljem. Ja 70-ndatel saadi siis selgeks, et see neurotagasiside, see asi sealt, mis aparaadis tuleb, see on mõjutatav.
ja see on mõjutatav sellega, mida inimene teeb, mis talle räägitakse, millises keskkonnas ta on, ehk siis seal peab olema midagi. Ja siis ta muidugi läks hästi selliseks laiadesse massidesse, aga ta teadusringkonnas ei olnud väga populaarne, et see oli nagu rohkem selline hipide värk nagu uskuda selliseid asju. Aga ta muutus järjest populaarsemaks ja ikkagi tehti teadustööd selle peale selliste väiksemate, suuremate mõõnadega, kuni siis täna nüüd viimased 20 aastat on umbes selline aeg, kus me suudame päriselt nagu neid ajulaineid tõlgendada päris teadustööde pealt, mida on siis tegelikult väga palju tehtud. Ja meil on tekkinud mingid metoodikad, kuidas seda teha, ehk siis me oleme jõudnud nüüd lõpuks siiani. Mida TVN-is me ajulainetega siis teeme ja natuke ajalugu ka sellest nagu nii pikk, kui see ka siin paistab, eks ole. Et 2019 aasta alguses me otsustasime siis, et me hakkame proovima. No see selles mõttes ei olnud mingisugune eriline tehniline mingi leiutis. Oli täiesti tavaline seade, mida saab Amazonist osta, mis suutis mõõta siis ajulaineid siit eest ja natukene siit kõrvalt. Mis on nagu peamine koht, kus saab teada seda, et kui palju inimene on keskendunud, kas ta peab mõttetööd tegema ja natuke ka seda, et kas sulle meeldib või ei meeldi. Ja tegelikult kasutajaliideste jaoks on see päris piisav. Nii et kui seade ei olnud suur innovatsioon, siis see, kuidas sa sellest seadmest nagu saad disainiotsuseid, vajab tööd. Ehk siis, ja siis me hakkasime sellega katsetama ja selleks, et alguses üldse nagu kuidagi neid laineid niimoodi kätte saada, et neid oleks võimalik analüüsida, me pidime oma tarkvara koos looma, mille ülesanne oli väga lihtne. Lihtsalt sünkida testi algusaega läbi üle kõikide seadmete ja lõpuaega. Sellepärast, et sisuliselt ajus toimub väga palju ja väga kiiresti. Ja nüüd sellest ajulainest, nagu signaalist nagu on üksi vähe kasu, kui sa ei tea, mis inimene sel hetkel tegi. Ma võin ütelda, et jah, et see inimene keskmiselt põhimõtteliselt tundis ennast nagu positiivsest meelestatuna. Väga tore. Oota, aga kuidas see disainiga seotud on? Nüüd on meil tähtis teada, aga mida see inimene tegi sellel hetkel, kui ta tundis ennast positiivselt meelestatuna? Kas ta nägi midagi sellel hetkel? Kas ta proovis mingit kasutajaliidest üldse kasutada kuidagi? Või talle meeldis see inimene, kes ta kõrval istus? Ehk siis, mis toimus selle inimesega sel hetkel, kui need ajulained olid nagu seal rohkem positiivse poole peal? Seega see kogu test, mida ainult ajulained, aga ka pilk ja see, mida ta tegi ekraanil ja see, mida ta rääkis ja see, mis toimub Zoomis, see peab kõik olema sajandik sekundi kaupa süngitud. See peab täpne olema, sest muidu sul ei ole nagu selle tulemusega, nende ajulainetega mitte midagi teha. Ja selleks me pidime tarkvara tegema hästi tehniliselt lihtne lahendus, süngime lihtsalt erinevad andmevood. Ja muidugi see võitis natuke aega ja 2020 märtsis me andsime siis esimese projekti tulemid üle, kus siis mõõdeti ajulaineid ja kus me suutsime siis tuvastada, mida inimesed siis, kuidas nad reageerisid asjadel. Ja seal osales siis 3 startupi, meie jaoks oli siis selline korralik pilootprojekt seal, mis läks muidugi väga palju üle mahu meie jaoks. Õnneks klienti pidanud sellest rohkem maksma. Nii, miks siis üldse kaasata ajulainet disainiotsuste tegemisse? Miks meil seda vaja on? No selge on see, et jah, et me saame paremaid otsuseid teha, aga kus on ärikeis? Ärikeis tuleb mängu siis, kui katsetamine muutub kalliks. Kui me räägime kasutajaliidestes asjade katsetamisest inimeste peal ja kui sul on suur bränd, sa saad oma tootega ükskord välja tulla, siis sa tegelikult sa ei taha oma brändi solkida. Sa ei taha tulla välja millegiga, mis nagu inimesed vaatavad ja vihkavad seda. Sa tahad nagu olla, mida kindlam, seda parem. Keegi ei saa 100% kindel olla, aga mida kindlam, seda parem. Ehk siis eksimisel on vähem ruumi. Ja teine asi on see, et
arendamine tegelikult on kallis. Arendaja tunni hind tõuseb Eestis väga kiiresti mingil põhjusel, ma ei tea, miks arendajaid ei ole või midagi. Ehk siis me ei tahaks hakata arendama asju, mille vastuvõtlikkuses, klientide poolt vastuvõtlikkuses me ei ole päris kindlad. Seega ajulained sellistel juhtudel on päris hea täiendav meetod olla kindel. On ka teine põhjus. Kui te disainikoosolekud on kui põrgu eeskojast, sõna otseses mõttes, sellepärast sul on terve hulk otsustajaid, ühel on väga tugev arvamus asjadest, kuidas asjad peaksid olema, kõik lähtuvad endast, oma kõhutundest, isegi hoolimata sellest, kas nad on ise need kasutajad või ei ole, aga neil on väga tugev arvamus sellest. Ja kui sa juba tükk aega nädala järgi vaidled selle üle, milline peaks olema disain, siis ühel hetkel saab küll. Ja siis on parem testida. Ja ma eeldan, et nagu tulevikus parem testida enne, kui te nii kaugele jõuate nende koosolekutega. Aga andmete pealt on parem otsustada tegelikult. On veel tegelikult disaini otsuste juures on üks väga oluline moment, et neid ei juleta teha. Sest tegelikult, kui te ise ei ole disainerid ja isegi siis, ja võib-olla isegi eriti siis, ei ole ju ühte kõige õigemat viisi asja disainimiseks ja kui sa ei ole disainer, siis on väga raske otsustada, mis on õigem ja mis on valem. Ja kuidas üks või teine otsus siis mõjutab tulevikus kasutajate käitumist, et tihti me saame seda spekuleerida. Testide juures nagu me küll näeme, et nad saavad hakkama, aga me ei tea, kas nad vabatahtlikult läheks seda tegema või mitte. Sellistel juhtudel on see väga oluline. Aga need kõik asjad tekitavad vaidlust nendel disainikoosolekutel. Nüüd, esimene samm on ilmselt te juba kujutate andmete kogumine, kuigi ma räägin, et päris nagu uuringu puhul me ikkagi disainime uuringut ja teeme ülesanded ja vaatame, kelle peal me testime. Aga esimene kord, kui me ajulainete kokku puutume, hakkame me andmeid koguma läbi katsete siis. Meie lahenduses on päris palju andmevooge. Ja nad on erineval kujul natukene. Meil on 2 videofaile, nägu koos kõnega ja meil on ekraanisalvestus. Ja meil on 3 andmefaili, pilgu jälgimise andmefail, ehk siis see, kus kohas ekraanil pilk parasjagu on siis fokusseerunud, ehk siis mida inimene nägi päriselt. Inimese pilk käib ka hästi kiiresti ja see, kus ta käib, ei ole nii informatiivne kui see, millele ta fokusseerib, ehk siis mida ta vaatab päriselt. Meil on veel andmefail, see on nagu tegelikult lainete fail, see on nagu hästi palju nagu numbreid, mis näitavad seda andmete jada, väärtuste jada. On näost emotsioonide väärtused, ehk siis näotuvastusest, emotsioonituvastus näoilmetest. Ta üksi jääb natuke väheks, sellepärast, et esiteks on seda hea feikida. Naeratame kõik. Kõik oskavad naeratada, on ju? Kui tahate naeratada, siis te saate naeratada. Teeme vihast nägu. Me oskame seda ka teha. Ja kui nüüd keegi tahab nagu päriselt, siis ta suudab seda väga hästi. Inimesed kipuvad ära unustama muidugi poole testi peale, et nad pidid teesklema. Ehk siis meil on okei sellega. Probleem on sellega, et kui sa satud väga sellisesse ärevasse olukorda, siis normaalsete inimeste sotsiaalses kontekstis esireaktsioon on naeratada kõigepealt. Kõik on hästi ju. Ära ole nii kuri. Selleks, et pasunasse ei saaks, on ju. Nüüd näost emotsioonide jälgimine võtab seda, kui sa oled nii õnnelik. Me naeratame, ma olen kohe nagu ära jooksmas siit, nagu ei taha üldse siin olla, ma vihkan kõike, aga ma naeratan sellepärast, et äkki ma saan muidu pasunasse. Väike probleem. Aga me panime näost emotsioonide lugemise juurde sellepärast, et sul, mida rohkem sul andmeid sellest sammast olukorrast on,
seda täpsemaks me saame minna. Ja siis meil on ajulainete väärtused, neid on tegelikult päris palju. Meil on 4 andurit, pluss veel siis 5 tüüpi lained on ju seal ja iga siis tegelikult me vähendasime seda 4 korda sekundis väärtusteks, et tegelikult on päris pikk tabel. Ja siis meil on andmefail arvutis tehtud akende fookusest, hiireklõpsudest, klaviatuuri klikkidest, kõik, mis võimaldab nagu paremini aru saada, mis toimub ja automaatsemalt siis. Ja me lisame sinna veel markerid ka testides. Meie süsteemi kasutajaliides ei ole kõige kaasaegsem, ma vabandan väga. See nüüd juba näeb natukene, siin on rohkem elemente, aga ta võib-olla ei ole tingimata nagu kõige selline ilusam, aga ta ajab asja ära. Seda kasutaja ei näe, et seda näeb see, kes testi teeb. Ja siis tulemuste analüüsimine, et väga palju andmetabeleid on ja see natukene võtab aega. Meie vahend puhastab natukene andmeid, arvutab mingid keskmised välja iga perioodi tagant, teeb mingeid järeldusi ette. Aga nende tõlgendamine, et inimene nägi seda ja see on nagu täpselt see, mida tunneb, selle kokkuviimine on ikkagi tavaline inimtöö. Seda saab teha targemaks, aga me ei ole veel seal ja me enam ei taha nii palju investeerida, enne kui meil väga palju kliente ei ole. Ehk siis vihja teile, et kes tahaks meiega koostööd teha selles osas. Ehk siis see võtab aega, aga me oleme jõudnud sellesse, et see enam nii palju aega ei võta ja see ajulainetest inimeste reaktsioonide kättesaamine on tänaseks täiesti aktsepteeritava töömahuga asi. Ehk siis nagu ka keskmise suurusega ja väiksemad ettevõtted saavad endale seda lubada, mida tegelikult Eestis ei ole saanud teha. Et Eestis on saanud ainult suured ettevõtted seda endale lubada. Väga suured on. Aga ta on andmeanalüüs nagu iga teine, et selles mõttes nagu midagi erilist ei ole. Nüüd, kuidas me saame aru, kuidas seda tõlgendada? Meid huvitavad tavaliselt 3 tüüpi lained. Alfalainetest me loeme lähenemist ja vältimist, mis on siis see mulle meeldib ja mulle ei meeldi. See tuleb sellest, et kui ma ei tea, näiteks mööda džunglit käin, tee peal lebab ilus, mõnus, paks madu, kes on kohe valmis mind ründama, siis ma reageerin sellele, kas siis nagu enamus inimesi siis nagu hüppab ära, reageerib enne või ründab teda, reageerib enne, kui ta hakkab mõtlema sellele. Ma arvan, et on olemas ka inimesi, kes siis nagu ka läheb vaatama kohe sinna, mis see on. Aga ma arvan, et pigem on see meile sisse kodeeritud, et me ei lähe. Ehk siis meie reaktsioon on alateadlik ja kiire. Ja me hakkame alles pärast mõtlema, kas oli ohtlik olukord või mitte. Ja sama on sellega, et kui me mõõdame kasutajaliideseid, siis me saame samasugused reaktsioonid kätte. Paned suure vormi ette, inimesed Ehk siis me saame teada esimest momenti. Kas me peame selle vormi ümber disainima, seepärast, et see on nii hirmutav, et keegi vabatahtlikult ei lähe nuppe vajutama seal. On palju muid ka, mis aitab siis vältimist lähenemist. Näiteks, kui suur on motivatsioon seda nuppu vajutada? Inimene ei lähe nuppu vajutama, kui tal on nagu selline tunne, et ma tahaks ära minna siit. Vähemalt, kui tal on valik. Delta on tähelepanu hulk. Kui asi on väga keeruline, siis inimene paneb sinna väga palju rohkem tähelepanu. Ta hakkab mõtlema, mis asi see on ja mis ma sellega tegema pean. Nüüd, kui ja gammalained on siis see, mis meil on nagu vaja selleks, et nagu vaadata, kui tugev see reaktsioon on, ehk siis kui tugev on erutus. Ja sellel ekraanil isegi paistab, aga see kõrge erutus ja madal erutus ja vältimine lähenemine annab meile sellise graafiku ja kui me saame teada nüüd, et mingil hetkel see inimene on kuskil siin, siis me võime ütelda, et meie kasutajaliidesega on hästi. Inimesele meeldib see, ta on nagu keskmiselt motiveeritud, võib-olla ta vajutab isegi mõnda nuppu seal tulevikus. Samas, kui ta näiteks kuskil siin on, tal on mingi frustratsioon, ta ei taha seda kasutada,
kui me paneme siia veel energiat juurde, siis ta on valmis evolutsiooni tegema, seepärast, et kui sul on frustratsioon ja paned palju energiat ka, siis sa nagu oled valmis võitlema, eks ole. Ehk siis me saame hinnata, kus me asume siin. Kas inimene on valmis võitlema või teda huvitab, kas tal on negatiivne või positiivne või kas ta jääb kohe magama. Ja need on olulised näitajad, eriti näiteks mängudisainis, kus sa kogu aeg üritad tuunida selleks, et tal peab olema nagu kõik flow'ks vajalik selline parasjagu balansis on ju, näiteks. Ja siis, kui me lisame siia pilgu jälgimise juurde ja selle nagu muu andmestiku, mida tegi, siis me saame näha, et millised elemendid tekitavad, milliseid siis, ma ei saa ütelda päris emotsioon, sest see tegelikult ei ole päris õige, aga sellist nagu reaktsiooni, et kas see on rohkem positiivne või negatiivne. Ja tagasiside disainile moodustab siis niimoodi, et esiteks, mida inimene üldse märkab, kas ta näeb üldse neid elemente, mida me tahame, et nad näeksid, ja seda me saame ainuüksi juba pilgu jälgimisest. Üldine mulje, kas ta on valmis vaatama lähemalt või üritab vältida kogu seda asja, kas ta pigem põgeneks või pigem läheneks. Seda saab nii brändidele, veebilehtede esmamulje väga vähesest ajast, 30 sekundist piisab ja saab mitut disaini proovida. Nupuvajutamise motivatsioon. Me rääkisime sellest, et kas on nagu positiivse ja nagu energiataseme kõrge punktis kuskil või ta üritab vältida. Kui kerge on aru saada vormidest, tekstidest, ehk siis saamegi vaadata, et kas inimese tähelepanu tase on märgatavalt kõrgem või märgatavalt madalam nende objektide osas või selle lõigu osas, kas ta saab aru, mis toimub. Teinekord me tahame, et nende tähelepanu oleks kõrge, et nad teeksid teadliku otsuse, aga see maksab väga palju energiat, et inimesed väldivad seda momenti. Ja kui me tahame tuunida nüüd, et ta ikkagi annaks selle energia killukese, siis tegelikult nagu see ongi selline tuunimise küsimus, eks ole, et see disainid nii kaua ümber, et ta on valmis seda energiat sulle andma, et tal nagu juba oli, kas see investeering oli kõrge või ta huvi on nii kõrge, et ta on valmis seda nagu täiendavat tähelepanu investeerima. Ja teisest küljest me tahame eemaldada need elemente, mis röövivad seda tähelepanu. Seal, kus seda ei peaks olema. Ala seda tähelepanu, kas ma pidin seda nuppu vajutama, pidin seda nuppu vajutama, on halb asi, mille me kasutajaliides tahame, et inimesed tähelepanu pööraksid. Tegelikult me tahame seda, et ta teab, et selleks, et see töö ülesanne ära teha, ta peab seda nuppu vajutama, tal ei ole mingit küsimust, et ta ei mõtle selle peale. Aga ma tahan, et ta teeks teadliku otsuse, kas ta ostab seda toodet, seda teenust, kas see aitab teda, kas see on tal kasulik, kas see on vajalik, kas ta kavatseb oma elustiili muuta. Ma tahan, et ta keskenduks nendele küsimustele, mitte nende küsimustele, kas see nupp oli õige või see teine nupp oli õige. Millal hakkab igav? Mis on see moment, kus inimene jätab ostlemise pooleli ostukordu täis ja läheb e-poodi? Seepärast, et ta lihtsalt hakkas igav. Üllatusmomendid. Me tahaks ütelda, et üllatus on tore asi. Kasutajaliidesse see ei ole tore asi. Üllatus alati tähendab midagi halba, midagi head sealt mitte kunagi ei tule. Jätke meelde. Ja me tahame teada, millal see on siis. Interaktiivsetes asjades ja mängudes on natuke teistmoodi. Seal me tahame teinekord, et inimesed ka üllatuksid. Frustratsioon. Millal on see moment, kus ma vihaga paneks lapte kinni ja läheks lihtsalt minema ja õue jalutama selle asemel, et üritada selle asjaga siin hakkama saada. Ehk siis, kokkuvõtteks, disainiotsused ei pea tegema kõhutunde pealt, me ei pea kaklema nende asjade üle, me saame asju kontrollida, mõõta, inimestel meeldib, nagu kui asjad on mõõdetavad ja ma saan faktiliselt ütelda, kuidas asjad on, eks ole. Ja andmetega on tegelikult koosolekud tavaliselt rahulikumad, sest sul ei ole mõtet palju plõksida, kui sa tead, et kohe tullakse ja testitakse üle ja ma võib osutada, et ma teadsin valesti. Seega, võid vaadata veebilehte, kus on natuke rohkem kirjutatud, mõned videod, toredad asjad ja saate rohkem teada. Meil on mitmeid blogipostitusi sel teemal ja minu poolt aitäh.
tšau!